No me oleme muidugi sundharjumuses, et kui ministrid tulevad vastama, siis me saame tegelikult pigem süüdistusi, süüdistatakse kaudseid süüdistusi, tihtipeale küll mitte otseseid süüdistusi. Süüdistatakse justkui me oleksime milleski süüdi, et me neid küsimusi esitame. Ei, me ei ole süüdi. Meie ei ole süüdi. Meie ei ole süüdi selles, et praegune valitsus ei ole lastesõbralik valitsus. Ehkki minister väitis vastupidist. Ei ole meie selles süüdi. Praegune valitsus on selles süüdi. Et ta on kõikvõimalikud toetused ära kärpinud või üldse ära võtnud, et majanduskasv on olnud niisugune, et negatiivne juba 4 aastat või 5 aastat järjest, et inflatsioon on tappev sõna otseses mõttes, et Eesti on langenud kõikide näitajate poolest Euroopa täiesti lõppu põhja. No mis te vangutate pead? Mis te vangutate pead? Tahate mulle öelda, et ei ole nii või? Te ju armastate statistikat. Tuleb Michal meile siia ja hakkab meile statistikat laduma. Täiesti väänatud statistikat, mis tegelikult ei näita seda pilti, mis meil Eestis on. Ja nii praegu ka. Mis te siis meile nüüd ütlesite? Monika Helme küsis väga selgelt. Meil käisid kohtunikud ja kohtunikud ütlesid, et minister survestab neid. Kas te tahate öelda, et need kohtunikud valetasid või? Et need kohtunikud, palju neid oli, 4-5 inimest, kes meil käisid, et nemad kõik valetasid. Kõik olid kokku leppinud, et nad valetavad. Ma ei usu seda. Ma ei usu seda. Ma usun pigem seda, et minister tõesti survestab, et see maja tühjaks teha ja maja võtta kasutusele siis, ma ei tea, Tallinna Inglise kolledži tarvis või mingi muu asja tarvis. Seda ma usun. Sest praktika Eesti Vabariigis, mis on üdini korrumpeerunud riik, näitab seda, et just nii need asjad meil käivad. Mitte õigluse järgi, mitte inimeste huvide järgi, vaid kokkulepete ja korruptiivsete sobingute järgi. Te loomulikult eitate ja ütlete, et me valetame ja laimame. Ausalt öeldes mul jookseb külgi mööda maha, mida teie ütlete. Sest et te ju ajasite meile siin sõna otseses mõttes lihtsalt demagoogiat ja lükkasite teemat õige teema pealt mingisuguse kõrvalteema peale. No ma olen venelastega läbirääkimisi pidanud ja tean väga hästi, kui sa venelastele esitad ebamugava teema läbirääkimisteks, siis nad muudavad teemat. Siis nad hakkavad rääkima millestki muust. Aga te olete nüüd teinud niimoodi ja te olete nüüd süüdi selles ja kuna te olete süüdi selles, siis räägime parem sellest, aga mitte sellest, mida me tegelikult peame siin arutama. Vaat te käitute täpselt. Täpselt käitute nii nagu Vene diplomaadid. Ja mul on sellega aastate pikkuseid kogemusi. Nii et ei maksa mulle tulla rääkima, et ma ei tea, millest ma räägin. Räägite meile ajaloost. Mis ajaloost me siin räägime? Küsimus on selles, konkreetne küsimus, kas see kohtumaja tehakse tühjaks, mis põhjusel ta tehakse tühjaks ja mis tuleb asemele. Ja tuleb välja, et asemele ei tule mitte midagi. Seda kohta, kuhu nad kolima peaksid, ei ole olemas. Ja hakkate meile ajama mingit käojaani sellest, et seni kuni riik on nõus kinni maksma tühja koridore. Et riik on nõus. Kes see riik olete teie või? Et teie pole nõus enam mingit tühja koridori kinni maksma ja kasige minema siit. No see on ju täiesti ennekuulmatu häbematus. Aga teie muidugi ei saa aru. Häbematud inimesed ei saa kunagi aru, et nad on häbematud. Ja kui rääkida nüüd lugupeetud kolleegid Keskerakonnast, Lauri Laats tõstatas selle vanalinna küsimuse, siis jah, töötasin mitu aastat tollal põllumajandus, nüüd Maaeluministeeriumis Pikal tänaval ja me kõik käisime seal ümberkaudsetes kohvikutes, restoranides söömas. Võtsime vastu tihtipeale külalisi, väliskülalisi ja läksime samuti nendega välja sinna samasse, kas Laiale tänavale, Pikale tänavale, kusagile, kus oli selline kena, paluks lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Ja põhimõtteliselt see sama kehtib ka teiste ministeeriumite kohta. Nüüd nad on kõik sealt tasapisi välja suitsutatud. Ja mis siis asemele on tulnud? Ma muidugi viskan kivi ka Keskerakonna kapsaaeda. Aga kes on aidanud kaasa sellele, et vanalinn inimestest tühjeneb? Pikaajaliselt linna juhtinud Keskerakond. Need rendihinnad, need üürihinnad, ma olen ju rääkinud paljudega, me ju tunneme inimesi, kes ettevõtjad on. Nad ju oigavad. Parkimisküsimus.
parkimisküsimus on selline, et politsei ajab sind Vanalinna tänavatel taga, kas sul sissesõiduluba on, kas sa siin 5 minutit seista tohid. Ja see mingisugune 1,5 tundi hommikuti, sa võid seal kaupa vedada ja no see ei lahenda ju küsimust. Nii et teil on endal ka väike patukene selles suhtes hinge peal, et Tallinnas on asjad nii nagu on. Aga kokkuvõttes tahan ma öelda seda, et ärge tulge meile rääkima, et meie oleme just nagu süüdi selles, et teie pole nõus kinni maksma rohkem tühje koridore. Kuid teie olete teinud riigi nii vaeseks, et teil pole enam raha kohtumaja ülalpidamiseks, siis ei ole EKRE fraktsioon selles süüdi, ei ole Keskerakonna fraktsioon selles süüdi, ei ole üldse terve Riigikogu selles süüdi. Selles on süüdi saamatu, abitu, valesti majandav, ideoloogiliselt pime valitsus. Ja nii see lihtsalt on. Ja lõpetuseks ma tahan öelda veel ka seda, et seni, kuni see valitsus jätkab, Eestis asjad lähevad ainult halvemaks, ainult propaganda ja kritiseerijate süüdistamine, vaat see läheb üha valjemaks ja juba me kuulemegi, et igasugune kriitika on riigivaenulikkus. Kujutad sa ette, kui me ütleme, et lõpetage see kohtunike türaniseerimine ja jätke see kohtumaja sinna, kus ta on olnud, olgu peale, et tsaariajast alates, siis me oleme riigivaenlased. Vaat nii kaugele on jõudnud siis see demokraatlik, euroopalikel väärtustel põhinev Eesti Vabariik oma valitsuse liikmetega, oma koalitsioonipoliitikutega. Ausalt öeldes, sellist Eestit inimesed Balti ketis seistes küll ei tahtnud. Sellist ministrit, kes nii jultunult julgeb inimestele näkku öelda, nad kindlasti ei tahtnud. Aga teie aeg lõpeb varsti. Aitäh!